Head kaasteelised, kaunis suvi otsekui kutsub ristimisveele. Uus algus, kogudusse õnnistamine, lilled ja mälestuskaardid, nii palju huvitavat ja uusi väljakutseid. Ometi märkame, et mõne aja pärast üks ja teine jäävad ikkagi kogudusest eemale. Me ei näe neid enam jumalateenistustel ja kodugruppides. Me ei kohtu ka eriti igapäevaelus. Põhjuseks ei ole suured draamad ega konfliktid ja pauguga ukse kinni löömine. Lahkutakse lihtsalt vaikselt ja vaikides. Üks pühapäev jääb vahele, siis teine ja ühel hetkel avastad, et oled koguduse elule kaugeks jäänud. Need väärtused, mis inimest panid mõned kuud tagasi koguduse suunas liikuma, on kuidagi tuhmunud ja väsinud. Lugesin hiljuti üht artiklit, mille autor kirjutab, kuidas tema ja ta abikaasa pärast ligi 50 aastat ustavat teenimist koguduses avastasid äkki, et nad pole enam selle koguduse liikmed oma olemuselt. Mitte mässumeelsusest, mitte pettumusest, vaid lihtsalt elu triivis neid kaugemale ja kaugemale. Niisiis ei puuduta see teema ainult noori usklikke, vaid kõiki. Autor ütleb, et kõige valusam polnud lahkumine ise, vaid see, et mitte keegi ei märganud seda lahkumist. Sellised tunnistused panevad meidki mõtlema, kas kogudus märkab, kui keegi vaikselt eemaldub. Piibel räägib kadunud lambast ja karjasest, kes jättis 99 lammast ja läks seda ühte otsima. See tähendab, et kogudus ei ole masin, mis töötab ka siis edasi, kui mõni hammasratas välja kukub. Kogudus on organism. Kui üks liige kaob, peaks seda kogu ülejäänud ihu valusalt tajuma. Aga tegelikult see nii sageli ei ole. Me ei märka, me ei kuule ja nii haigutavadki kirikupinkidel tühjad kohad. Vaikne lahkumine pole alati usust eemaldumine. Sageli on see hingelise väsimuse väljendus. Kõik teised näivad olevat emotsionaalselt kõrgvormis, aga ma ei ole nii täiuslik, ma ei ole nii usklik ja nii astutaksegi vaikselt kõrvale. Või on kogudus liialt intellektuaalne, aga sina ei vaja suuri teoloogilisi loenguid. Sa vajad lihtsalt küsimust, kuidas sul päriselt läheb. Ja kui seda küsimust ei tule, otsid sa tähelepanelikke kaaslasi kusagilt mujalt. Jeesus märkas inimesi ja nende vajadusi. Ta nägi Sakjust puu otsas, ta tundis Peetruse vaikset häbi. Ta märkas naist kaevul juba enne, kui nad rääkima hakkasid. Ta kuulis nende südame häält enne, kui sõnad kõlasid. Kogudusena ei ole meid kutsutud ainult jutlustama, vaid ka kuulama. Kuulama ka nende vaiksete lahkumiste samme, kuulama väsinud südameid, kuulama neid, kes ei julge enam tulla, sest nad arvavad, et neisse suhtutakse nüüd eelarvamusega või ei märgata üldse. Kui sa tead kedagi, kes on eemaldunud, siis helista talle ja küsi, kuidas sul läheb. Kohtu temaga ja kuula. Palveta ja paku tuge. Öeldakse, et kui 6 kuu jooksul pole eemaldunud liikmega keegi kontakti võtnud, siis ta on kogudusele praktiliselt kadunud. Kuid see pole kindlasti koguduse issanda tahe. Tema ütleb, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mattuse evangeeliumi 25. peatükk 40. salm. Niisiis,
kogudus ei kaota oma liikmeid korraga, kogudus kaotab neid siis, kui ta neid enam ei märka ja ei kuule. Kuulmine on armastuse esimene märk. Kui me kogudusena õpime uuesti kuulama, siis leiame ka need, kes on vaikselt eemale triivinud. Siis me ei kutsu neid süüdistades, vaid armastusega tagasi Kristuse ihu osadusse. Kohtumiseni!